olen Isabella. Põlvamaa küsitlusele vastanutest elavad 69,9% noortest maal ning tuli välja ka päris selge muster. Pärast kooli veedavad noored kõige rohkem aega trennis ja sportides. Seda tõi välja ligi pool vastajatest ehk 48%. Järgmistena tulid sõpradega suhtlemine ning õues liikumine ja jalutamine, mõlemad umbes veerandi vastustega. Samas ekraaniaega mainiti palju vähem, kui võiks arvata. Ainult umbes 13% noortest tõi selle eraldi välja. Huvitav oli ka linna ja maa võrdlus. Maal elavad noored tegelevad rohkem spordi ja õues olemisega. Linnas elavad noored aga mainisid sagedamini sõpradega ajaveetmist ning huvitegevusi nagu muusika, kunst või erinevad ringid. Kui küsiti, mida noored teeksid siis, kui nad saaksid täiesti vabalt valida, jäi kõige populaarsemaks vastuseks samuti sport ja aktiivne tegevus. See näitab, et liikumine ei ole ainult kohustus või trenn, see on päriselt osa nende elust ja vabast ajast. Samas tulid välja ka probleemid. Kõige suurtematest takistusteks peeti vanemate või perepiiranguid, vähest infot tegevuse kohta ning transpordi või pika vahemaa probleemi. Eriti maapiirkondades mõjutab see noorte võimalusi rohkem. Kokkuvõttes näitavad Põlvamaa andmed, et noored tahavad olla aktiivsed, liikuda ja suhelda, aga nende võimalused sõltuvad väga palju sellest, kui lihtne on tegevustele ligi pääseda.